Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Stuudios on Marek Strandberg, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Ansambel Peestroika põdrakasvataja laul on juba 38 aastat vana, kuid sõnum on ikka nagu uus. Kui lähed külla, siis võta kaasa kingitus. Ja hiljuti läksidki Eesti Vabariigi Riigikogu saadikud ehk meie rahvasaadikud kohtumisele Tiibeti eksiilvalitsuse ja Dalai Lama endaga, aga teekonnal tuleb teadagi tuju heaks teha ja nii juhtuski, et ülemeelikus tujus riigikogulased jõudsid Dalai Lama lähikonlaste tähelepanu alla, kes ütlesid neile, kuulge sõbrad, Dalai Lama on juba vana ja nõder, tema läheduses ei maksa olla jokis ja ei maksa lõhnata suitsu järgi. See on asi, mis tekitab palju diskussiooni, et mis meie riigi esindajad siis kaugetel reisidel ikka tegelikult teevad. Aga sellest teemast me ei alusta, pärast me lõpetame pigem sellega, kuid kõigepealt räägime nendest teemadest, mis on juba mitmeid nädalaid paljude inimeste meeli erutanud ja me räägime Eesti Rahvusringhäälingust, Eesti Rahvusringhäälingu nõukogust ja sellest, et Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu hääletusel hääletas esimese koha pealt maha Rein Veidemanni ja tema asemele sai siis eksperdi staatust omav Sulev Valner. No see pilt üldse on hästi kummaline. Suotsesin taas ette võtta Eesti Rahvusringhäälingu seaduse ja püüdsin siis seda loogilises mõttes ja funktsionaalses mõttes analüüsida, et mida sellise seaduse alusel kokku pandud kogumid üldse juhtida saab ja või mitte.
ja siis tuvastasingi, et tõepoolest, et juhtimise asemel saab seal vaadata üksteise sõrmede peale, kiruda ja vigiseda millegi üle ja kõik need asjad, mida põhimõtteliselt nõukogu peaks kontrollima või ka nõukogu juurde pandud ainukene sisu üle otsustada või kommenteerida saav organ, nagu on mingi nõukoda saaks teha, on see üsna veider ja nii ongi, et kõik need, nagu sootakse öelda, sellised elevandiluust tornid seal toimivad omaette, nii juhatus kui nõukogu kui nõukoda ja lõppkokkuvõttes me näemegi selles nõukoja ja nõukogu ja Rahvusringhäälingu juhatuse toimimises pigem sellist Shakespeare'i tragöödiat, kus siis plaanitakse mingit troonimõrva, võetakse olemasolev valitseja maha ja sinna asemele saab keegi teine. See on kindlasti väga põnev, aga jällegi, et kui me mõtleme, et miks selline asi tehtud on, siis loomulikult tegijate ambitsioon on see, et jumala pärast mingisugust poliitilist mõjutatust või kallutatust ei tekiks ja usalduse asemel ongi meil üks segane seadus, segane seltskond ja kogu aeg mingid tülid. Seadus olgu milline ta on, inimesed peaks jääma inimesteks. Ja kõigepealt üldine kontekst, et see nii-öelda probleemi sisu on ju selles, et ühiskonnas ei ole veel tervikuna aktsepteeritud seda muudatust, mida aastast 2024 ka Eestis seadusega kehtestati ehk abieluvõrdsus, ehk siis abielu on avatud ka samasoolistele paaridele. Ja küsitlustest ju nähtub, et muutuste toetajatel on ühiskonnas vaid väga napp ülekaal ja et kõikides erakondades ja nende toetajates on nii pooldajaid kui vastaseid ja kolmandaks, et see erisus nende poolt või vastu olijate vahel ei ole niivõrd vanuseline, kuivõrd seal on ka muid asjaolusid. Ja kahetsusega peab ütlema, et see on teema, kus ühiskonnas selle asemel, et teist poolt kuulata, arutada teemat ja nii-öelda jõuda nagu mingisugusele ühisnimetajale, mis tõenäoliselt võtab aastakümneid veel, siis selle asemel toimub nii-öelda teise poole kuni tühistamiseni välja, halvustamine väga raevukalt ja väga ägedalt. See on nii-öelda üldine see kontekst ja asja fookus, mida mina vähemalt selles saates tahan välja tuua, on kuivõrd siis Eestis kehtib sõnavabadus, kuivõrd on Eestis neid avalikke ameteid ja elukutseid, kus näiteks isikliku arvamuse esitamine on keelatud. Ma nõukogu liikmetelt tahaks seda loetelu saada ja kas nõukogu liige, Ringhäälingu nõukogu liige, siis ka peaks kuuluma sellesse nimistusse. Ma arvan, et see, et seadus on vastu võetud, ma mõtlen seda abieluvõrdsust, see ei tähenda, et diskussioon ja arvamusavaldus neil teemadel peaks olema keelatud. Otse vastupidi, selleks, et jõuda sidusa ühiskonnani, peab just see diskussioon olema kestev ja ka just nõukogu liikmete poolt toetatud ja kantud. No ja siin lihtsalt on nagu mõned asjad nagu, kuidas ma ütlen, natukene segi paisatud, et loomulikult võib igaüks arvata midagi samasooliste abielu ja lapsendamise ja mille iganes kohta. Lihtsalt antud juhul sattus seda arvamust avaldama Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees. Arvamus nagu arvamus ikka, mis seal ikka. Aga kuna Rahvusringhäälingu enda ülesehitus koosneb sellisest ülimast pingestatusest, ülimast laetusest kõikides nendes funktsioonides ja nagu ma ütlesin, kui keegi üldse Rahvusringhäälingu osas võiks saadete sisu osas sellist ametlikku arvamust avaldada, siis see on nõukogu kokku kutsutud nõukoda, millesse kuulub 14 inimest, millel ongi see ülesanne, et arvake midagi saadete kohta, aga teie arvamusel ei ole mingit rolli, see on tegelikult isegi mitte nõukogu poolt palutav arvamus, vaid juhatus peab seda arvama. Kujutate ette, nõukogu on kokku kutsunud organi, mida tegelikult
ajab ringi nii-öelda juhatus ja nii edasi. Ehk et see virvar, millesse sattuti, on õnnetul moel nii-öelda ligadi-logadi nähtus nimega Rahvusringhääling, kus inimesed käivadki nööri mööda. Selles mõttes, et ju Rahvusringhäälingu eelarve ei teki automaatselt nagu paljudes teistes riikides, Saksamaal või kus iganes, kus maksud kogutakse ja näidatakse siis selle eest inimestele rahvuskultuuri moel või teisel, vaid meil peab kogu see nõukogu, kogu see juhatus laveerima veel poliitilisel maastikul, et kui palju te meile nüüd pappi annate järgmiseks aastaks ja siis, kui midagi kätte saadakse, siis ehitatakse, ma arvan, tohutute kuludega ülalpeetav uus hoone ja nii edasi. See kõik on nii veider ja kõik see toimub nii-öelda maksumaksja silme all ja mitte ainult, vaid ka rahakoti arvelt ja selles mõttes see, mida kritiseerida, on selle käitise nimega Rahvusringhääling juhtimine üldiselt. No ma arvan, et selle juhtimise kõrval on aga Eesti Rahvusringhäälingus kümneid, kui mitte 100 ajakirjanikke, kelle poole ma vaatan alati aukartusega, kes teevad oma tööd hästi innukalt ja kes ei vaja nõukogu teatud osa nii-öelda poolset kaitset või nende asetamist ohvri märtri rolli, et vaadake nüüd, nõukogu esimees oma sõnavõtuga kuidagi rikkus saatetegijate toimetuste sõltumatust, et põhjustas neile kannatusi, rikkus töörahu. See on absurd. Ei ükski neist, ei Anu Välba, ei ajakirjanik Kuusk ega Liisu Läss ega Mirko Ojakivi ja nii edasi, see loetelu võiks olla pikk ja minevikust Urmas Ott või Rannamäe või Šein, nad ei vaja kellegi kaitset, et teostada oma ausat ajakirjaniku ülesannet ja kohust ja veel rääkida mingisugust töörahust. Ajakirjaniku roll ei ole nautida mingisugust töörahu või olla mugavustsoonis ja mida meie ajakirjanikud ka ei tee. Tuleta meelde, et aastal 2023 hukkus ajakirjaniku rollis maailmas 78 ja eelmisel aastal 124 ajakirjanikku. Ma ei eelda, et meie ajakirjanikud peaks hukkuma, aga nad ongi seatud olema nii-öelda tulipunktis, nii nagu 30 aastat tagasi, kui Eesti ajakirjanduse ja ETV nii-öelda juhtpositsioonil olles taastas oma iseseisvuse. Nii on ka tänased ajakirjanikud selles valmis ja ma tõesti kordan, et ajakirjanikud ei oota, et nõukogu liikmed, et oma teostada, et oma mingisuguseid poliitilisi ambitsioone või väiklast egot seavad siis ajakirjanikud sellisesse rolli, et neid on vaja kaitsta avaliku sõna eest, kus nad peaks olema eesliinil. See on hämmastav. Ja ma olen suga täiesti nõus selles mõttes, ega ma püüangi kogu aeg hiilida selle ümber, et see, mida me nägime Rahvusringhäälingu puhul, ei puuduta üldse Rahvusringhäälingut kui ajakirjandusasutust, vaid see puudutab puhtakujuliselt nõukogu, kogu seda poliitilist virvarri, mis nõukogu ümber toimub. Ja mille kombitsed on ka Toompeale ulatuvad. Ja see, mida me näeme, ongi selline hale naljakalt ümber mängitud, ma ei oska öelda, Shakespeare'i Hamlet või Macbeth, kus siis nii-öelda, kes siis Claudiuse rollis on, ütleme siis seesama Valner on Claudiuse rollis ja tapab vana kuninga ära, et ise asemele saada, see kõik on nii veider, naljakas ja piinlik, mis seal toimub. Aga mõnes mõttes on õige, et ega see, mis toimub Rahvusringhäälingu nõukogus, tõenäoliselt ajakirjanikke puudutab väga vähe. Ja, ma ütleks ka head õpetatud sõbrad mõne sõna siia. Et see kõik hakkas ju peale sellest, et Rein Veidemann vastas Postimehe ajakirjaniku küsimusele Anu Välba isadepäeva saate kohta ja ütles, et isa ja vanaisana ta ei kiida heaks sellist külaliste valikut, kus oli siis 2 meesisikust koosnev paar, kellel olid ka lapsed kaasas. Nüüd ta rõhutas seda, et ta ütles seda isa ja vanaisana ja minu meelest ei peaks siin kellelegi jääma midagi segaseks, kas ta ütles seda ERR-i nõukogu esimehena või isa ja vanaisana. Kui sa ütled isa ja vanaisana, siis see tähendabki seda, kes sellest nüüd aru ei saa, siis peaks võtma järeleaitamistunde. Ja see on selline klassikaline eraisiku sõnavabadus, kes ütleb, mida ta mõtleb. Kui me nüüd meenutame, nüüd on väidetud, et Rein Veidemann, kui ta üldse midagi ütleb, siis kõik tema sõnad ongi
Rahvusringhäälingu nõukogu esimehe sõnad, see on täielik jama. Rein Veidemann on kirjanik, kirjandusteadlane, õppejõud, tema ikoon, jah, väga suures mõttes ikoon ja see, mida ta kõik on rääkinud ja öelnud, on tema kui Rein Veidemanni mõtted ja tema sõnad. Ja see, et ta muuhulgas on siis ka mingisugune aeg olnud ERR-i nõukogu esimees, siis see on täiesti nagu kõrvaline roll üldse kogu tema elutöös. Ja nüüd ma tulen selle sõnavabaduse juurde tagasi ja ma küsin, et kus kohas on sõnavabadus. Nagu me teame, Rein Veidemann just nimelt selle eest, et ta julges taolisi sõnu öelda, hääletati Rahvusringhäälingu nõukogu poolt esimehe koha pealt maha. Niisiis, Rein Veidemann rakendas oma sõnavabadust, olles Rahvusringhäälingu nõukogu esimees ja selle tulemusena, et ta oma sõnavabadust rakendas, hääletati ta maha, sisuliselt tühistati. Nüüd, kus kohas see siis piir läheb, kellele see on lubatud? Nüüd ma toon ühe näite, ja küsimus on selles, kas ERR-is valitseb sõnavabadus või ei valitse sõnavabadus. Nüüd, meie istume siin Postimehe meediamajas ja igaüks meist võiks suvalisel hetkel öelda, et mulle ei meeldi see valik, mida Anu Välba tegi. Ja see ongi reaalne sõnavabadus. Me võime ja saame seda teha ja meid ei ähvarda selle eest mitte mingisugused mahavõtmised, minema saatmised. Ja nüüd paneme siia kõrvale Eesti Rahvusringhäälingu, mida maksumaksjana kõik üleval peame. Ja kui Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees avaldab oma isiklikku arvamust, siis võetakse ta selle koha pealt maha. Mõelge selle peale, et miks see niimoodi on ja minu meelest on siin, jah, see on õigesti öeldud, et siin on väärtuste küsimus ja sallivuse küsimus. Väärtused teatavasti ei sünni, väärtused ei ole püsivad, nad on muutuvad, mis 100 aastat tagasi olid väärtused, need ei pruugi olla. Täna väärtused on pidevas muutumises ja sellised väärtused, millest rääkis Rein Veidemann, ongi muutumises. Nagu Ignar siin enne ütles, et muutumine toimub, aga väga palju inimesi on selliseid, kes on nende muudatustega nõus. Sama palju on selliseid, kes ei ole nende muudatustega nõus ja me ei saa öelda, et meil on mingisugune ühiskondlik väärtuskonsensus. Ja selles mõttes, kuna suures plaanis on need inimesed pooleks, karistada Rein Veidemanni selle eest, et ta kuulub sellesse poolde, kellel on teistsugused väärtushinnangud, mida tema põlvkond on saanud oma vanematelt kaasa ja mida ta ise kannab, hääletada ta maha, on erakordselt alatu. Ja nüüd ma tahaks rääkida natukene sallivusest, sellepärast, et selle mõtte taga on ju tegelikult, miks Rein Veidemann maha hääletati, on ju sallivus. Et me oleme nii sallivad sellepärast, et kui varem oli nii, et ainult mees ja naine võisid moodustada perekonna, siis alates 24. aastast Eesti Vabariigis võivad ka 2 samast soost isikut moodustada perekonna ja see näitab, see näitab, kui kohutavalt sallivad me oleme ja kui nüüd keegi julgeb midagi öelda ja ta on juhuslikult ka veel ametiisik, siis me oleme nii sallivad, et ütleme, et kuule mees, sa ei ole salliv ja selle eest sa oled väärid karistust. Ja ma natuke tsiteeriksin nüüd akadeemik Marek Tamme, kes räägib väärtusruumist ja sallivusest ja väärtusruumi ja sallivuse paradoksist ja ta ütleb nii, et sallivuse väärtus võib muutuda normatiivseks kohustuseks ja sellest kõrvale kaldumine tembeldatakse moraalselt vääraks. Ja niimoodi võib tekkida olukord, kus mitmekesisust kuulutav väärtusruum tegelikult kitsendab arvamuste paljusust ja väärtusruum võib muutuda suletuks, dogmaatiliseks, enesekriitika võimetuks ja see kõik on toimunud nende inimestega, kes selliseid otsuseid on sel juhtumil vastu võtnud. Ja selle sinu ilusa jutu jätkuks ma ütlen, et nõukogu liikmetel on seal oma otsustes ja oma arusaamas, oma ülesannetes selles nõukogus, aga ka kodanikuks olemisest Eestis paar väga lihtsat aluspõhimõtet.
esimene on südametunnistus ja see on üks selline asi, mis määratleb ka parlamendiliikmete ja poliitikute rolli ja tegevust, kas siis Riigikogus ja kui nad on saadetud Rahvusringhäälingu nõukogusse, ka seal toimimist. Ja seal ei saa tekkida sellist mingisugust üldist kambaka efekti või ärapanemist, mis nüüd viimase juhtumi puhul on täheldatav ja siis otsitakse süüd, mida siis Rein Veidemannile panna ja näiteks leitakse, et ta on olnud passiivne, teatud juhtumite korral pole kutsunud kokku nõukogu erakorralist koosolekut. No vaadake, Ringhäälingu seadus on kirjas, et igal nõukogu liikmel on õigus kokku kutsuda koosolek ja nad ei pea ootama selleks esimehe korraldust või käsku, mida teha või mida arvata. Kõigil on Rein Veidemanni telefoninumbre, kõik on osalema kutsutud debatis, mida parem, seda parem, et see oleks avalik, vajadusel oponeerides esimehele. Nad ei pea olema statisti rollis ja see nõukogu ei peaks olema selline audiitor või mingisugune suletud ruumis toimiv mingisugune salaorganisatsioon, kes üks kord 2 kuu jooksul koguneb ja midagi otsustab või arutab, aga keegi ei tea mida. Ja seal ei tohi olla mingisugust eriarvamust ja seal ei tohi olla mingisugust reaktsiooni sellele, mis on ühiskonnas teatud teemades temperatuur, mida arvata ja mida mitte. See on vastuvõetamatu ja ma veel kordan, ETV ja tema ajakirjanikud peaksid olema ja nad rõhuvalt ongi suunanäitajad ühiskonnas ja nad ei vaja mingisugust sirmi või kattevarja nõukogu liikmete poolt. Ja ei, ega selle kõigega tuleb enamjaolt ju nõus olla, mis kõneled siin. Aga veel kord, see nõuab erilist oskust, et kokku kirjutada nii perversne seadus, mis põhimõtteliselt sinna valitud, nõukokku valitud inimeste puhul, pange tähele, tekitab olukorra, kus neil ei ole mitte kuraditki muud teha, kui üksteise kõrisid närida, kui see võimalus tekib. Inimeste olemuses, nagu kõigi esikloomade, primaatide olemuses, on olla kahjuks kuri, mis esineb šimpansite puhul ja inimene ongi kultuuriliselt suutnud teatud juhtudel seda kurjust ületada, aga väga sageli ei õnnestu. Ja kui panna diagnoos siis sellele Rahvusringhäälingu seadusele, siis mulle tundub, et seadusandja on lootuses, et see oleks poliitiliselt tasakaalustatud ja mida kõike veel suutnud kokku kirjutada sellise organisatoorse virvarri, mille puhul vähimgi impulss käivitab hetkeliselt sellise ahelreaktsiooni, kus igasugused argumendid selles laetud kollektiivis ja ma arvan, et see kollektiiv on väga laetud sisemiselt, käivitavad selle, kuidas nii nagu ahvidegi puhul, kes on suutelised oma lähikondlasi nagu ka mingi muu hõimu esindajaid surnuks nottima, käivitubki selline protsess. See on seadusandja rumalus, et ta ei ole näinud, et tasakaalu püüeldes ja tasakaalu poole püüeldes tegelikult on avatud nii-öelda hoopis teised väravad, mis toovad välja inimese tumedama poole. Selle teema juurde ma tahaks veel lõpetuseks öelda seda, et kuna nõukogu koosneb siis Riigikogus esindajad poliitiliste erakondade esindajatest ja ekspertidest, siis mul on tekkinud selline veendumus, et eksperdid ei peaks teatud küsimustes hääletama. Eksperdid ei peaks hääletama sellepärast, et neile ei ole antud selles nõukogus poliitilist agentsust. Nad on sinna kutsutud oma ala ekspertidena. Ja nagu me nüüd näeme, siis sallivuse ja väärtusruumi küsimus on poliitiline küsimus. Miks ta on? Mõni võib öelda, et ei ole, ma ütlen, et on küll, sellepärast, et erinevad poliitilised erakonnad pooldavad selles küsimuses erinevaid seisukohti. Ja selle tõestuseks oli ka see, kuidas selle hääletuse järel lahkusid ruumist osade erakondade esindajad. Ehk see on poliitiline küsimus ja seda ei peaks hääletama inimesed, kes ei ole kutsutud ega valitud sinna poliitilistes küsimustes hääletama. Nad ei ole valitud. See õigus täiesti selgelt on teha Riigikogusse valitud inimestel, kes on valitud sinna oma vaadete pooldajate poolt, aga eksperdid peaksid sellest hoidma ennast eemal. Ja minu meelest on nüüd juhtunud väga kurblik lugu,
kus eksperdid on ju lugupeetud inimesed. Aga inimesed siiski. Lugupeetud inimesed suurte nimedega ja nüüd nad on seotud sellise väga vastiku looga ja üks kõige vastikumaid aspekte ja inimestena nad on ju kõik meeldivad, sõbralikud, edukad ja nii edasi, aga see kõik näeb uskumatult halb välja ja see näeb eriti halb välja, näeb selle kõige juures veel see, kui ekspert, kes on nii-öelda jäänud, kes alguses on olnud seisukohal, et Rein Vedemann ei vääri distsiplineerimist, mõne aja pärast muudab oma seisukohta, otsustab, et Rein Vedemann väärib distsiplineerimist ja seejärel saab endale tema koha. See näeb tõeliselt halb välja. Ja väga huvitav selle juures on veel teatud mõiste segadus, mida ma nüüd selle arutelu käigus sedastan. Nimelt, kui Rein rääkis nii-öelda väärtusruumist, kuhu tema meelest teatud asjaoludel esitatud süüdbused või saatev osad ei sobi, siis mõnede jaoks see väärtusruum on samastatav õigusruumiga. Aga need on täiesti kaks ise asja. See, et Eestis aastal 2024 kehtestati seadusega abielu võrdsus, ei tähenda, et sellega oleks nii-öelda üleöö muudetud Eestis kehtivat väärtusruumi, mis põhineb isikute subjektiivsetel, emotsionaalsetel ja arusaamisel põhinevatel tunnetel ja mis on iseenesestmõistetav ja millest ei tohi tankiga ega buldooseriga üle sõita. See on nagu asja üks külg. Ja teine külg kogu sellest jutust on jäänud välja üks väga oluline fookus, mida ma lihtsalt lõigu lõpuks mainin, see on see ehk asendusemadus, ehk surrogaatemadus, mis on näiteks meile väga sümpaatsetes riikides nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Jaapan, Hispaania, Itaalia, Norra ja nii edasi keelatud ja millele ka viitas Rein Veidemann, sest see ka Eestis on keelatud. Nii et selles suhtes siin on õigusruum konfliktis, aga väärtusruumina on see tervikuna lahendamata. See konflikt on siin selline, et surrogaatemadus ja see on tõepoolest, et ka see sama nõukogu, kes on nii salliv ja väärtuspõhine, on täiesti läinud mööda sellest küsimusest, mida püütakse küll aeg-ajalt tõstatada, aga siis tehakse nagu jälle nägu, et see ei puutu üldse asjasse, et tõepoolest, et surrogaatemadus ehk siis kusagil et naise kasutamine selleks, et ta sünnitaks mingile teisele perekonnale lapse, on Eestis seadusega keelatud. Ja see ongi siis see sama juhtum, mille kohta siis Rein Veidemann oma arvamust avaldas. Ja surrogaatemadus on Eestis keelatud, aga surrogaatemadus ei ole karistatav. Ja tellija vanemad, ehk siis need, kes on endale surrogaatemaduse abil saanud lapse, välismaalt saanud lapse, ei kanna kriminaalvastutust. Isegi siis, kui laps on saadud teadlikult keelatud viisil. Nii et see õiguslik vastutus on siin väga keeruline ja see väljendub peamiselt sellist kõikvõimalikes menetlustes, aga mitte sanktsioonides. Ja need menetlused on kõik suunatud sellele, et kes on siis lapse vanemad. Eesti seadus ütleb väga selgelt, lapse vanem on ema, kes sünnitab lapse. Ja selles aspektis nendest kahest vanemast, kahest mehest, kes seal on, kumbki Eesti seadusandluse järgi ei ole selle lapse vanem, sest Eesti seaduse järgi lapse vanem on tema ema. No see selleks, kindlasti on see omaette küsimuste ring, aga selle vaidluse kõige parem lõpetus oleks kindlasti see, kui kõik need inimesed, kes on sattunud sellise psühhoosi tõttu, ma arvan, kummalisse olukorda, kus nad on nüginud ja nüpeldanud kedagi enda seast. Ma arvan, et viisakas oleks, kui kõik nad rahulikult tagasi astuksid ja tõstaksid selle teema uuesti seadusandja ette, et keda siis uuesti sinna nõukokku määrata, sellepärast, et ma arvan, et isegi võib-olla mitte 10 või 1 aasta pärast aastavahetust on juba nii paljudelgi lugupeetavatel inimestel peegli ees endale otsa vaadata üsna vastik. Ja siinkohal väike paus.